No kuulsuste hall või kuulsuste koda, nii nagu nimigi ütleb, tegelikult sinna kuuluvad mingid pidi kuulsused. Inimesed, kes on andnud oma panuse, keda on meie kohus täna mäletada ja teha seda hästi kaua. Et me oleme mootorispordi poole peal mõelnud seda teemat tegelikult päris kaua. Nii nagu seda muuseumidki on tehtud 34 aastat, me alustasime 86. aastal, ehk siin saalis ilmselt valdav osa inimesi on sündinud natuke hiljem. Nii ka tegelikult see kuulsuste hall või kuulsuste koda või kuulsuste sein või kuidas keegi seda soovib, sisu on ikka tegelikult see sama. Et seda on nagu veeretatud ühtpidi ja teistpidi, et kuidas seda reglementi teha, et kuidas siduda omavahel autosport, motosport ja veemoto, mis on meie põhiteemad. Kuidas haarata sisse mitte ainult tiitleid saavutanud inimesed, aga siduda ka need, kes on taustajõud, kes on andnud mingisuguse panuse, kes on algatanud midagi, kes on kedagi edasi viinud, aidanud. Et tegelikult ka neid me peame meeles pidama. Et mitte ainult, sest sõitjad oma tiitlite läbi ikkagi jäävad annaalidesse sisse, neid ikkagi mäletatakse, aga tegelikult pahatihti kipuvad ununema need inimesed, kes tegelikult ei ole panustanud mitte sugugi vähem. Nii et nüüd tegelikult ma ütleks niimoodi, et viimase tõuke, eelviimane tõuge oli selles, et järgmine aasta on juubeli aasta. Sellest ma natuke rääkisin, miks me tähistame ainult 100 aastat, aga nii ta on, sest Eesti Vabariiki lihtsalt ei ole rohkem. Aga Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avas nüüd mõni aeg tagasi uue väljapaneku. Ja nemad tegid ka omale sellise kuulsuste halli nüüd Eesti sport ja mis nad väga sümpaatselt tegid. Üks sein on sportlased, olümpiavõitjad, maailmameistrid, kes iganes seal veel. Ja teine sein on just nimelt kõik need abilised ja toetajad ja kõik muu seltskond. Ütleme, eks me tahame ka nüüd sama rida minna, nii et tänane, see esimene samm, et Motoföderatsioon kohe kiirelt haakis selle mõttega, ütles, teeme ära. Ja tegelikult meie mõte oli, me veel aasta veeretame seda kivikest kuidagi edasi, et teeme siis, kui juubeli aasta on. Aga mis on just väga vahva, et tegelikult motoseltskond tegi selle ära nüüd, avab selle nüüd ja vaikselt siis lähmegi liikuma, et mõtleme läbi, kuidas juubelit sellega tähistada või juubeliga seda halli niisugust suuremaks minemist tähistada, mõtleme läbi reglemendi, kuidas me seda täiendame. Kindlasti saavad siin alaliidud esitada oma kandidaadid, me rahvahääletus siin ei tee, sellel ei ole erilist mõtet, sest alaliidud teavad kõige paremini oma sportlasi. Kindlasti oma nominendid esitab sinna ka mootorispordi muuseum, sest meie spordiajalos on ju hulgaliselt neid, kes võib-olla ei puuduta otseselt nagu föderatsiooni, need inimesed, kes ei ole saavutanud võib-olla rohkem kui ühe liidu meistritiiti, võib-olla pole sedagi saavutanud, aga on käivitanud näiteks Estoniate tootmise või Kalevi suursõidu või nii edasi, nii edasi. Neid asju on väga palju, nii et selles mõttes see nimekiri saab ühel hetkel olema pikk ja mitte lõplik, sest ajalugu tehakse ju iga päev edasi. See oli selle asja niisugune mõte ja nüüd täna siis ilmselt me kuulutame nad välja. Täpselt nii, täna me kuulutame nad välja. Ma usun, et võime sinu kõrvale paluda sinna ka Marek Kiisa, Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni presidendina ning mul on hea meel teie tormiliste ovatsioonide saatel välja kuulutada Eesti motospordi kuulsuste halli esimene liige Endel Kiisa.